Hormuzi väina kriis on jõudnud kriitilisse faasi. Sellel esmaspäeval, 2026. aasta 13. aprillil, astusid Ameerika Ühendriigid karmi sammu, et proovida avada planeedi kõige tundlikumat mereteed. Nad teatasid Iraani sadamatega seotud liikluse blokeerimisest ja alustasid samal ajal miinide puhastamise operatsiooni väinas. Sõnum on otsene. Washington tahab võtta Teherani käest võimaluse kasutada Hormuzi surve tööriistana ning islami revolutsioonilise kaardiväe püstitatud lõks hakkab neile endile vastu töötama. Tegelikult läks olukord uuele tasemele. Pärast 21 tundi kestnud läbirääkimisi Islamabadis Pakistanis lahkusid Ameerika Ühendriigid ja Iraan ilma kokkuleppeta. Kohe pärast seda teatas Ameerika keskväe juhatus, et hakkab blokeerima kogu sisse- ja väljaliiklust Iraani sadamatest Pärsia lahes ja Omaani lahes. Kes on selle uue etapi peamised osalised? Ühel pool Donald Trump, Pentagon ja Ameerika Ühendriikide merevägi. Teisel pool Iraani režiim ja islami revolutsiooniline kaardivägi, kes reageeris öeldes, et iga Hormuzi väina lähedale lähenev sõjalaev loetakse relvarahu rikkumiseks. Kus see kõik keskendub? Väinas Iraani ja Omaani vahel. Punktis, mis ühendab Pärsia lahe avamerega ja kust läbib otsustav osa maailma energiast. Kuidas Ameerika Ühendriigid seda teevad? Esiteks, otsese sõjalise kohalolekuga. Centecom kinnitas, et hävitajad USS Frank ja Peterson ning USS Michael Murphy ületasid Hormuzi väina 11. aprillil ja hakkasid rajama teed uueks turvaliseks läbisõiduks. Teiseks, lubadusega laiendada miinide puhastamist droonide, allveelaevade ja teiste mereväe vahenditega. Ameerikaste loogika on selge. Kui Iraan on merel hajutatud ohu levitanud, tahab Washington vastata jõu, tehnoloogia ja marsruudi operatiivse kontrolliga. See on agressiivne, kalkuleeritud tegevus, mille eesmärk on kaubavoo taasavamine ilma Teherani loata ootamata. Miks see nii oluline on? Sest Hormuz ei ole lihtsalt suvaline koridor. Ameerika Ühendriikide Energiainformatsiooni administratsiooni andmetel läbis väina 20,9 miljonit barrelit päevas. 2025 aasta esimesel poolel moodustas see umbes 20% ülemaailmsest naftavedelike tarbimisest. Üle 20% ülemaailmsest veeldatud maagaasi kaubandusest sõltub samuti sellest väinast. Kui Hormuzi väin suletakse, ei tõuse ainult nafta hind. Tõusevad ka transpordi, merenduskindlustuse, tööstuse ja toidukulud ning inflatsioon mitmes maailma piirkonnas. Ja just siin hakkabki Iraani käik nende enda režiimi vastu töötama. Lisaks on naftatankerid juba hakanud seda piirkonda vältima. Ameerika teade tõstis Brendi hinna üle $102 barreli kohta, kasvades 7,4%. Samal ajal hakkasid laevandusettevõtted hoiatama, et meres olevate miinide tõttu muutub läbipääs ebaturvaliseks ja kindlustuse saamine palju keerulisemaks. Surve, mis pidi tabama vastast, kägistab nüüd ka Iraani enda tulude allikat. On veel üks otsustav poliitiline aspekt. Relvarahu oli juba niigi habras, kuid läbirääkimiste kokkuvarisemine näitas, et tupik ei olnud sugugi väike. Washington soovis keskseid järeleandmisi Iraani tuumaprogrammi, piirkonna relvastatud rühmituste toetamise ja Hormuzi väina täieliku taasavamise osas. Teheran lükkas need nõudmised tagasi. Tulemuseks oli karm vastasseis. Ühendriigid liikusid läbirääkimiste laua tagant mereväe survele ja revolutsiooni kaardivägi vastas avaliku ähvardusega. See kombinatsioon suurendab vea, vastasseisu ja piirkondliku plahvatuse riski. Samal ajal toob see Iraani režiimi jaoks esile ebamugava tõsiasja. Väinarelvana kasutamine võib lühiajaliselt küll hirmu tekitada, kuid see kiirendab ka sõjalist reaktsiooni, isoleerib Iraani ja surub selle majanduse nurka. Lõppkokkuvõttes on keskne küsimus lihtne. Kes praegu Hormuzi vaidluses võidab? Vähemalt strateegilise surve osas on Ameerika Ühendriigid suutnud olukorra enda kasuks pöörata. Selle asemel, et leppida sellega, et revolutsiooniline kaardivägi dikteerib laevaliikluse reegleid, otsustas Washington jõuliselt uue tee rajada.
miinid eemaldada ja blokeerida Iraani majanduslikku hingamisruumi. See, mis näis olevat Teherani poolt seatud lõks, muutus probleemiks režiimile endale. See toimub praegu sõjalaevade, droonide, mereblokaadi ja majandusliku survega. Miks pole vaidlus enam ainult laevade läbipääsu üle, vaid on muutunud lahinguks ühe maailma elutähtsaima tuiksoone tegeliku kontrolli pärast?